ikka mitmed algo siin ja mehe küll ehitiva, aga naase kaavittiva. Küll oli koristada vaja ja siis, kui sellele värehtile ja siis sellele varjoalutsele vahtsene katus pandi, siis me käime jälki palju, teime siin laulupruuve ja jälgi muuseumi peal on pruuv ja palju me siis üte-kats laulu saime laulda. Pereaigu pidime seda rüa-olge puhastama ja päidar otsast võtma ja muidu läheme hiiresööva katuse ka et hiir sai igale poole üles ja tsirgukese ja et siin on neid oinapäivi, eks tehti oma jagu, et ole niisama, et sa istuda kotoh ja ka, et kus muuseumi ehitades, et sellest ilmarahata tüüd on ka eks tehtud. Ja paljudele meeldis see tõllakuurikatus nii ütelda, et kohe omava siis pikavankri ja saani ja troška ja hobosid enne oli, et ma meestele eks ütle, et minge aega Saabi ja Volvo ja siis Volkswageni ja mis seal kõik saisma, Audi ja siis kus kohas? Nee, sama. Nee või? Mis nee? Mõtlen, aga vanasti oli ju. Millega mehe siis uhkeldi ju? Praegu uhkelda see oma vahtse autoga, et mis aasta välja lase ja palju hobujõudusid ja kas on edevedu või tagavedu või pideva mõlema ratta või. Et ega siis mida sa ole, toda sa ole. Meestel oli hobuse ja igasuguse vedrovankri, minga siis käiti siis uhkeldama, et sõideti Kerkohe või Kõrtsi või läbi küla või. Oli või säändse midagi tette oli, et elu läheb praegu nii kipast edasi, et nii kui elas üte päevaga mitu päiva kõrraga. Nii palju uusi leiutisi tule ja igasugumatsi jälle uusi asju. Jah, eriti viimase paari aastaga. Nii, aga kui siis kitarre lähed, siis nii kui õigeusklik lõks, see tarre jagunesi siis nelast, et oli ühel puhul oli siis anomanulk, siis on sängünulk või asemanulk, siis oli pühase nulk, diagonaali üle tarre oli pühase nulk. Edimene asi, tehti ristimärk ja kummardus. Ja siis näeti kõnelema teretedi, näeti ka pernast ja peremist. No ja siis on sööginulk viil, et kohe siis pere siis lavataade hinnast säädse. Peremisite lava otsah näi, kes värehtist tull, et kõik on näta. Väreht oli kinni, väreht tull vallale, kes tull, oli õkva permehele näta. Noh, kui pinin hakkas võib-olla juba inne haukma muidugi. Et selline kinnine hoov oli laste kasvatamisest juba jumala hää ju. Et ega siis, no lapse vanasti neid oli palju, näe just kui kasvi võis. Et vaneba kaiva siis, või vaneba ja vanaima kaiva siis vähepille perre ja minna kasvad ka põhimõtteliselt, kui käig ikkagi kantsed minna vanaima. Küll ai vihale, vanaima kogu aeg kösse. Mine tuu sealt tuu, mine vii sinna, valda lehme, korja peedi lehe. Me olime väikese, ma mäleta, kui aiah lastas suklema ka inne, ujumine opsame väga ruttu arve, aga meil oli järv lähku ja siis peedi või selle kapsta lehti all, mul sälgegi paistus, et minna oli põllu peal. Mina oli seal suurte kapsta lehti all ja muudku võtti enne, vau, põhikaal muidugi, et kapsta oli, meil oli matal maa ja siis aeti nagu virkse. Ja siis ma seal põhjah ja võtti siis ütel puud ja tõõsel puud katte virksega lätsi, muudku võtti toda vesihaina või nagu Setomaal ütelda, nätsermed. Et katte käega ruttu pidi tegema ja tädipoik ja siis vanemfeeli nuu oli mul kogu aeg taka. Mõtlesin, et kus muudu sa tiid, et sa jätad haina järgi, aga ma jäta ju. Kaiva perre ka kontroll ka oli ju. Jos jätta, et kus sa tiid, näütsi siis oma tehnoloogia Arneile, et võtti niimoodi, et näütsi, et nii katte käega tõmbad niimoodi kõrraga
ja surute oma sõrme sinna mulla sisse juba väikene ja nad tulevad, esimesest tulevad niimoodi välja. Sjauhti võtad ära. Loll hopsar ja läksime tükki aja pärast, olen mina juba näinud ikka palju maad järgi, et niimoodi suureba ja näin suureb käe ja poiste käe ja siis siuh-säuhtiti ja Latsile oli tüüd külalt majapidamise, et kellelgi lastas looderdada. Jõukohast tüüd anti kogu aeg, et meil oli ka kotoh 3 lehme umbes ja või vaatleval kats ja aga kats oli kindlahe, et ütte ma ei mäletagi, et praegu on Velenasel on üks lehme. Tema on ka muuseumist tüül. Tema kutski minu siia, et oppajal on suvi vaba, et ole midagi kotoh looderdada, et tule. Anna neile puhkepäivi. Ja siis oli meil kotoh veel seapõrsa ka, nii et 2-3 tsika. Et kats kindlahe. Ja siis mõnikord siis kui veetu 3 tsika, siis jäi ju liha üle ju. Aga siis mõnikord oli üks ka tapeti enne, et kaeti kui see on, et müüdi lihtsalt arve. Ma ei mäleta, et meil vähe oleks olnud. Et mul oli kogu aeg meele, et emal käve seal laudahüüse valvama kogu aeg ja emisel oli ikka põrsa ka õga aastaga lasti noid põrsid ja põrsa viidi Petseri laadole ja mõnikord oli niimoodi, et poole tiibel sai põrsa armüüva, mõnikord tuli kattepõrsaga tagasi ja tahas kiäki ja ütel, et no tule hindele kasuma jätta. Et mõnikord saigi sellepärast 3 tsikat. 3 kulus meil armeid on 6 hinge peret. Aga liha siis suitsutati ja soolati, ja vanasti oli ju lihasääne, et pekki pidi, eks olema üks jagu, hästi kõrralik vassa jagu pekki ja siis seatapp ja levitivad teda külläpiti juba, õks küüsti, et teil tapeti siga, kus oli? No laih, no nii palju vastu oli pekki. Tu pekk oli oluline. Praegu on oluline ikka, et tai oleks. Mõnikord on liha nii tai, et paned rasva manvat, muidu sa nii tuim. Aga tu pekk oli, vaata, siis tu rasvaga pidi ka ju kõik praat, mis oli või rasvaga, rasva sulatati ja kui pekist liha jäi, siis praaditi kartohkit ja mida tehti, et pered pidi ikka oma toodangust kõik eläma enam-vähem. Kuna autokauplused